See koer on oma lühikese elu jooksul kogenud palju julmust. Paar kuud tagasi jättis südameta omanik looma metsa puu külge surema. Tookord koer Malõšil vedas. Juhuslikud möödakäijad avastasid võssa jäetud koera. Loom oli juba mitu päeva olnud lühikese rihmaga oksa külge seotud. Pähe jäetud suukorv ja lühike rihm ei võimaldanud palava ilmaga vaid meetri kaugusel olevast ojast saada sõõmugi vett. See on ebanormaalne. See on niukest asja teevad, ma ei tea, võrdsupaga. Mul oli kaasas tütar ja naine ja siis nemad mõlemad nutsid seal. Palav päike ja julm kohtlemine olid muutnud muidu taltsa koera agressiivseks. Virumaa varjupaiga töötajad nägid palju vaeva, et šokis loom minema toimetada. Koer oli alguses väga agressiivne, aga nüüd on täielikult taastunud, täielikult kosunud, muutunud sõbralikuks, sotsialiseerunud ja oleks väärt igati endale uut kodu ja peret, kus temast hoolitakse. Nüüd, kus koer on valmis endale uue toreda peremehe leidma, on ootamatult välja ilmunud looma algne omanik. Raevukalt nõuab Natalia looma endale tagasi. Proua väidab uudistele antud telefoni intervjuus, et tema pole koera kunagi hüljanudki. Мы его не отдали, он просто убежал у нас. Здесь кто-то позвонил, его нашли, он запутался в сучьях. Kuigi Natalia on varjupaika ähvardanud lausa politseiga, siis ometi tundub, et tegelikult ta koer Malõši tagasi ei soovigi. У меня квартира двухкомнатная. А они там меня советуют, чтобы его кто-нибудь забрал в свой дом или на хутор. Он как типа сторожевая собака. Собака хорошая, ухоженная, у нее все прививки, все сделано. Proua on selline õrn ja õbluke, et ta ei jõua seda koera isegi õieti kinni hoida. Naabrid on ka tunnistanud, et olevat koera jalaga näkku peksnud, sest lihtsalt jõud ei käi üle. Oma varasemates ütlustes on Natalia rääkinud ka midagi koera remnikul asuvasse tallu andmisest. Täna ta seda salgab. Nii polegi selge, kes ikkagi koera puu külge surema jättis. Mina ei tea, kes ta sinna viis. Kas tema viis või keegi teine viis või miks ta seal metsas oli. Ei tea, koer ka ei ütle. Loomakaitsjad on hämmingus politsei loius suhtumisest antud asja lahendamisel. Et kõigepealt saadeti teade, et kriminaalmenetlus on ilusti algatatud ja praeguseks on politsei teadmata põhjustel selle menetluse katkestanud ja keeldutakse andmast igasugust informatsiooni, miks ja kästakse anda koer tagasi koheselt eelmisele omanikule. Politseiametnik kinnitas seda, ütles, et menetlus on lõpetatud ja et koer tuleks nagu omanikule tagasi anda. Siis ma küsisin, et miks meie seda lahendit saanud ei ole, meie esitasime ju avalduse ja siis ta ütles, et ta saadab selle lahendi siis, kui ta aega saab. Nüüd ma täpsustasin uuesti, helistasin paar päeva tagasi, siis ta ütles, et ta ei ole mulle nii öelnud, et ta ütles, et ta kaalub lõpetamist ja et määrus saadetakse siis, kui lõpetatakse. Loomaasjad pahatihti väikestes kohtades on sellised, millega ei hakata üldse oma aega raiskama, et mina soovitaks sellel politseil äkki minge kuskile mujale tööle või tehku midagi muud, koristagu laevu või kui ta Soome ehitajaks ei saa, et see ei ole politsei teha, et ma nüüd valin seda seadust, ma kontrollin, seda seadust me täidame, loomakaitseseadus, see meid ei huvita, me ei hakka oma aega raiskama. Mis saatus koer Malõši edasi ootab ja kas ta peab üle elama teistkordse hülgamise õuduse? See sõltub hetkel ainuüksi Eesti politsei edasisest käitumisest.